Millised trendid tööturul paistsid silma 2014. aastal? 2014. aasta teises pooles majanduskasv kiirenes ja tööturul me nägime seda, et kiirenes ka hõive kasv. Et kui aasta esimesel poolel hõive aasta võrdluses vähenes veidi, siis teisel poolaastal kasvas 1,7%. Mis tähendas siis seda, et majanduskasv ei tulnud paraku tööjõu tootlikkuse kasvu kiirenemise arvelt. Eesti Panga tööturu ülevaates selgub, et palgakasv jätkuvalt ületab tootlikkuse kasvu. Et mida see olukord tähendab, kus palgafondi osakaal toodangus üha kasvab? Eelmisel aastal me nägime, et palgad kasvasid kiiremini kui tööjõu tootlikkus ja see sai toimuda siis ettevõtete kasumite arvelt. Et lühikeses perspektiivis on võimalik kasumipuhvrite arvelt üle elada selliseid raskemaid aegu, aga pikas plaanis on siiski ettevõtetel surve taastada oma kasumlikkus ja see tähendab, et tõsta oma toodangu hinda, mis omakorda võib tähendada seda, et nende konkurentsivõime võib väheneda ja seda eriti selliste ettevõtete puhul, kes ekspordivad oma toodangut välisturgudele. Ja kui ettevõtted ei ole võimelised seetõttu oma hindu tõstma, võib see tähendada seda, et Eesti kui tootmise asukoha riik muutub vähem atraktiivseks ja ohtu võivad sattuda siis töökohad Eestis. Mis hakkab juhtuma olukorras, kus palgakasv on kiire ja samas ettevõtete kasumid kahanevad, et kas selle juures üldse investeeringuid saab teha ja mida see tähendab? Kasum on ainus investeeringute allikas, mis sõltub ettevõtja töö tulemustest. Ettevõte investeerib tootmisprotsessi, et tõhustada veelgi ressursside kasutamist ja leida uusi turge, leida võib-olla uusi tooteid. Ja kui me toodame samu tooteid ja teenused nagu vanasti, aga teeme seda millegipärast täna kallimalt kui eile, siis ei ole võimalik kujutada ette olukorda, et meie konkurentsivõime välisturgudel ei kahane. Siis juhul, kui sama toode millegipärast muutub kallimaks, siis on alati võimalik leida teiste riikide tooteid, mis ei ole nii kallimaks läinud. Ehk olukord, kus eelmisel aastal palgafond kasvas kiiremini kui majandus, võib-olla väga meeldiv töötajale, kuid seda lühikeseks perspektiivis, siis pikalt kasvame vähendamine ikkagi võib hakata pitsutama investeeringud, isegi situatsioonis, kus ettevõtjad saavad aru nende vajadust. Ressurssi ei ole ja rahastada on raske.